Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 30. Power Estonia laivi. Meil on väikene juubli laiv ja enne, kui ma juhatan või tutvustan meie tänast esinejat, meie tänast külalist, siis ma paari sõnaga räägiksin, miks me neid laive üldse korraldame ja mis see Power Estonia on. Et siis, kui sina satud meie kanalil esimest korda, siis sa tead natuke meist rohkem. Nimelt Power Estonia kogukonna eesmärk on luua sellist materjali, mis toetab inimesi teekonnal enda eesmärkide ja unistusteni. Ja lisaks sellistele laividena me korraldame ka erinevaid lauamänguõhtuid, kus me siis loome niisugust positiivset keskkonda. Aga nende laivide eesmärk on peamiselt just see, et me kutsume laivi esinema erinevaid inspireerivaid inimesi, kes teevad midagi südamest ja meil on see silma paistnud. On näha, et nad teevad midagi südamega, nad liiguvad oma kirgede, oma unistuste poole ja nende laivide eesmärk on siis kõnetada sind, kallis kuulaja, et võib-olla sa mõne inimesega haakud, mõne meie esinega haakud ja tunned, et vau, sa tahaksid ka midagi taolist teha ja saad sellest julgust või inspiratsiooni hakata enda eesmärkide poole liikuma. Aga meie tänane külaline on üks hästi vahva, energiline ja mega inspireeriv tüdruk. Andra, kas sa oled meiega? Jaa, olen. Tšau. Super, väga hea. Tervitused sulle Eestist. Ma tean, et sind iseennast Eestis praegu ei ole, aga võib-olla sa tahad paari sõnaga rääkida, et kes sa oled ja kus sa siis praegu üldse oled? No ma olen Andra, nagu sa juba tutvustasid. Aga ma ise viibin praegusel momendil Itaalias, täpsemalt öeldes Sitsiilias. Ja ma reisin mööda Euroopat natukene ringi, avastan maailma ja praegusel hetkel töötan siis Purjepaadis. Oh, mega äge. Siis me tegelikult jõudsimegi järgmine asja, et sa töötad Purjepaadis. Ehk siis see on see, mida sa igapäevaselt teed, on ju? Eestis eesti keeles õige termin, ma ei tea, kas Purjepaat on. Seilikaud. Jah, ma arvan, et see on purjekas. Äkki? Jah, võib-olla jah. Aga Purjepaat võib ka vist öelda. Ma ei ole ka keeleteadlane. Okei, aga mis sa teed seal? Mis sa teed purjekas? No, ühesõnaga, meil on siis kahene tiim. Üks on siis kapten ja teine on see, kes siis nagu räägib inimestega, teeb meile väikesed snäkke, teeb süüa ja kõike seda. Ja mina olen siis teine inimene või siis, kui ei ole minu tööpäev, siis keegi teine. Aga jah, põhiliselt tööülesanded ongi aidata millegagi, kui on midagi vaja, pakkuda vett, teha mingid väikesed itaaliapärased snäkid. Kui meil on pikem päev, siis teeme ka lõunat, ehk siis pasta. Ja hästi lihtne töö, lihtsalt rääkida ja suhelda inimestega ja selline. Okei, väga äge. Aga nüüd, ütleme, sa ütlesid, et sa praegu oled Itaalias, Sitsiilias ja sa töötad seal, aga sa läksid Itaaliasse siis niimoodi, et sa teadsid, et ma lähen nüüd sinna purjeka peale tööle ja ma hakkan nüüd neid snäkke serveerima või kuidas sa nagu jõudsid Itaaliasse või kuidas juhtus see, et see Eesti tüdruk Andra jõudis nüüd Sitsiiliasse snäkke tegema? No ma arvan, et keegi ei mõtle Eestis olles, et jah, et ma lähen Itaaliasse snäkke tegema. Ja no see kogu teekond see vist algus oli keskkoolist, et oligi, et kuna tuli koroona ja kõik see, me olime sunnitud 4 seina vahel istuma ja kes meist ei läinud natukene segaseks, seal ei tahtnud juba ära põgeneda kuhugi. Nii et mul oli sama plaan, et nii kui keskkool läbi on, et siis istun lennuki peale ja lähen kuhugi, teen midagi, et lihtsalt natukene välja saada kogu sellest situatsioonist. Ja minu algne plaan oli minna reisida Kreekas, sest et ma olen Kreeka fänn olnud juba, ma ei tea, mitu aastat, mega ilus koht, soovitan kõigil minna. Aga jah, peale seda, kui ma seal umbes 4-5 kuud elasin, siis oli natuke selline, et kuule, et tahaks vaheldust, et väga tore, keel on ilus, kõik on ja aga natuke tüütab ära. Ja ma töötasin siis ühes hobuse seal ja kohtusin ühe portugalist tüdrukuga, kellel oli suht nagu sama emotsioon, kõik oli nagu väga-väga klappis mingi paari tunniga. Ja siis me otsustasime peale 4 tundi rääkimist, et kuule, et lähme Itaaliasse, lähme teeme midagi koos. Ja mis tundus nagu väga absurdne, sest et me ei olnud üldse nagu omavahel varem suhelnud, ainult mingi paaritunnine vestlus ja siis oligi, et lähme.
ja siis me mõlemad töötasime üksteisest veel eraldi mingisugune 6 aega ja peale seda saime kokku, olime, et noh, et me vist lähme siis nüüd koos Itaaliasse põhimõtteliselt nagu põhivõõra inimesega, et ma ei teadnud temast nagu otseselt mitte midagi peale ta nime, peale mingi paari asja, mis talle meeldib ja et meil on ühine seriaal, mida meile vaadata meeldib. Aga jah, ostsime piletid, nädala pärast läksime nii-öelda veebilehe kaudu, mille nimi on Workaway ja töötasime Aloe Vera farmis. Muidugi siin samas linnas, kus ma praegu elan ja siis me kohtusime siin ühe mehega, kes pakkus meile nii-öelda, kuidas ütled, internship. Ja ma tean, mis sõna see on, aga see jääb meie kuulajatele guugeldamiseks. Aga ma saan, see on nagu, et sa saad nagu õppida ja töötada. Jah, et põhimõtteliselt me töötame ja siis me saame nagu kursusi asju vastu. Ja see pidi hakkama mul siis selle aasta jaanuarist, nii et siis meil oli veel nagu paar kuud aega, et ringi reisides me käisime erinevates teistes kohtades Itaalias. Vahepeal käisin Eestis sõpradel ja perel külas ja siis nüüd jaanuarist tegingi seda internshipi siis nii-öelda maikuuni, kus ma õppisin sukeldumist, purjetamist ja siis töötasin neile selline 5-6 tundi, natuke rohkem päevas. Vau, see on mega äge ja inspireeriv, nagu ütleme nagu esiteks need sukeldumised ja kõik sellised oskused, et nagu mida sa õppisid sealt. Aga mul esimene küsimus on siit. Tegelikult. Kas sind kuulda? Et ma ei jõudnud tegelikult snackideni, ma selle panen. No nii, okei, aga räägi julgelt edasi, kuidas sa snackideni jõudsid? Niimoodi, et kuna meil see internship lõppes ära, ühesõnaga jah. Ja meil oli uut töökohta vaja, sest korter on meil siin kuni oktoobrini. Ja mõtlesime, et mis me teeme ja itaallased nagu elektroonika ja asjadega on nagu väga kohutavad. Ja siis meile tegelikult see Eesti kutt, kellega ma hakkasin läbi mingi Facebooki gruppi kuskil rääkima. Ta ise elab ka Itaalias, oli mingid kuuled, kus on abi vaja, siis ma äkki oskan midagi aidata, sest ta on siin juba mingi 15 aastat on midagi sellist. Ja tema soovitas mulle, et prindi välja oma CV, mine tänava peale ja anna inimestele. Nagu restoranidesse ja mingitele poeomanikele midagi, et kuule, on töökohta vaja võtta. Eestis ma ütleks elu sees, et keegi seda teeb, nagu ma oleks mingit, kas see tulluks läinud nagu mingi. Ühesõnaga, aga siis me printsime see välja itaalia keeles, läksime erinevatesse kohtadesse ja lihtsalt küsisime mingit, kas teil on töötajaid vaja või nagu mingi. Ja siis me mõtlesime, et mis oleks nagu kõige toredam paik, et kus tööd otsida. Siis me mõtlesime, et läheks Sadamasse. Ja läksime sinna, rääkisime mingisuguse mehega natukene väga vigases itaalia keeles, mida me tahame, me seisame mitte midagi aru, mida me tahtsime. Viisime 2 teise kuti juurde ja oli nagu mingid nii, räägivad inglise keelt, räägi nendega. Ja siis me olime mingid kuule, et me otsime tööd, et kas teil on kedagi vaja või teate kedagi, keda vaja töökohta. Ja vennad olid nagu mingid kuule, et tegelikult meil on küll 2 töötajat vaja, et okei, tulge laupäeval proovipäevale. Ja siis ma olin okei, et kas me nagu firma nime ka teada saame või. Ja siis saatis meile WhatsAppis mingid lingid asjad, ütles, et okei, see kellaaeg tulge sinna. Laupäeva läksime sinna, me isegi ei pidanud tegema midagi, lihtsalt istusime paadis, vaatasime, mis nemad teevad enda. Okei, te olete tööl, esmaspäeval tulge. Selle CV kohta, mille ma väga suure vaevaga välja printisin ja itaalia keelde tõlkisin. Okei, aga see on mega äge lugu, kuidas ma arvan, just on nagu see, et kuidas nagu, ütleme, sa otsid vaata Eestis on kõlaks nii ajuvabane, et sa nagu lähed üldse niimoodi, aga kuidas tegelikult sa andis teil seal tulemus, et üks on see cultural differences, aga samas ma arvan, et kui Eestis niimoodi teoorias teha, siis kuidagi võib-olla leiaks ka midagi. Et see võimalik, et isegi töötaks, aga keegi isegi ei tule selle peale, sest see tundub nagu nii imelik meie kultuuris, et nagu päriselt lihtsalt lähed kohale ja küsid. Okei, vau, see oli nüüd mega äge vastus, mega pikalt lähedalt sa selgitasid, kuidas sa sinna jõudsid. Siin tekkis nagu kindlasti nagu nii palju, ütleme, siukseid küsimusi. Esiteks sa mainisid siin, et sa jõudsid algul Kreekasse, et sa algul tegelikult läksid üldse Kreekasse. Aga kui sa ütlesid, et sa nagu algul tundsid, et said 4 seina vahel ja sa tahad nagu ära minna reisida, kas sa kohe teadsid, et sa lähed nagu pikaks ajaks reisile või sa pigem nagu mõtlesid algul, et sa lähed lühemaks ajaks või kuidas sa nagu kui erinev on see, mida sa nüüd praegu päriselt teed, selleks, mida sa seal 4 seina vahel ette kujutasid?
Minu algne ettekujutus oli see, et ma teen nii-öelda vaheaasta ja vaheaasta jooksul siis mõtlen välja, et mis ma eluga teha tahan, sest et mul ei olnud otseselt mingisugust plaani, et mida ma ülikoolis tahaks õppida või kuhu tööle minna ja niimoodi. Aga jah, ühesõnaga algne plaan oli see, et ma lähen Kreekasse, siis proovin mega palju erinevaid asju, mingi loomadega töötada, õpetada, mida kõike. Ja siis nii-öelda vaadata, et mis mulle päriselt meeldib, mis on nii-öelda see ideoloogia, mis mulle meeldiks, aga päriselt nagu ei meeldi. Ühesõnaga, lihtsalt katsetada palju asju ja siis ma pidin tulema tegelikult mingi märtsis, aprillis kuskilt tagasi ja juulist minema kaitseväkke üldse. Aga jah, nüüd on siis nii, et ma olen Kreekas, ma ei läinud märtsis ega aprillis tagasi ja arvatavasti, no kaitseväkke ma ka ei lähe, aga jah, ülikooli see aasta ka veel arvatavasti mitte, võib-olla järgmine aasta. Aga nüüd ma vähemalt tean, mida ma õppida tahan, nii et Oh, väga hea, siis on nagu samm-sammult liigud edasi. Väga hea. Okei, aga see on tõesti, see on nagu siuke nagu äge pool, mis nagu ütleme, kindlasti nagu ütleme, tee peal on vaata mingil määral muutunud, aga siis mul tekkis siuke nagu võib-olla küsimus, et nagu sa oled ikkagi nagu põhimõtteliselt algul sa läksid või ütleme, nagu sa ütlesid, sa läksid põhimõtteliselt võhivõõra inimesega Kreekast Itaaliasse, on ju. Et kas sul ei ole nagu vahepeal, ma ei tea, hirmus olnud või kuidas sa nagu see, no ütleme, kui täna meid kuulab keegi inimene, siis võib-olla mõne inimese jaoks see kõlab nagu ülihirmsalt, et mis sul see saladus on, et kuidas sa nagu tuled sealt out of your comfort zone või nagu, kuidas sa nagu teed, nagu kas sul ei ole kordagi nagu hirmus olnud üksinda? ma ise olen veits selline ärev inimene ka, ma mingi pabistan iga asja pärast ja siis ongi see, et ma alati saan sõpradega kokku, siis kõik on mingid, kuidas sa teed seda, mingid, kas sa ei karda või midagi, kardan küll. Ma olen hästi kogu aeg olnud see inimene, kes nagu planeerib kõik mega detailselt, mul on vaja teada, kus ma olen, mis ma teen. Jah, aga nagu itaallased siin näiteks on täiesti Te ütled kell 2, vennad tulevad kell 6, ütled ühe koha, saad 5 minutit enne seda teada, et kuule, me oleme teises linnas, teeks siin äkki. Jah, aga samas ongi see, et mida rohkem ma olen enda nii-öelda comfort zone'ist nagu eemal, seda rohkem ma ise ka arenen. Sest et täna just, kui me rääkisime, et teeme selle laivi ja asjad ja et saame kokku. Kui ma oleksime teinud seda mingi 3 aastat tagasi, ma oleksin olnud pool tundi varem kohal, täiesti organiseeritud, arvatavasti isegi väga stressis, siis täna ma olen õppinud seda, et see on okei, et kui ma 15 minutit hiljaks jään. See on see itaallastelt õppimine. Mõned asjad on head, mõned on halvad, aga nagu stressi poolest tegelikult on see väga hea, et ma nagu võtan neid asju veits lepamalt. Aga jah, ma ei tea, ma soovitaks, et proovida alustada mingitest väikestest asjadest, et mitte, või pea ees vette hüppamine toimib ka, et siis sa lihtsalt oled sunnitud õppima, aga kui sa tahad natukene nagu turvalisemat teed pidi minna, siis tehagi mingeid väiksemaid reisi kuhugi üksinda. Me sõpradega kunagi tegime erinevaid reise Eestis mingi täiesti nagu tundmatutesse kohtadesse, niimoodi, et ei võta näiteks telefoni kaasa või millegi sellist. Käid ja avastad, mis on ka selline, et millega tänapäeval ei ole enam nii harjunud, et kogu aeg on Google Maps olemas, kogu aeg saad helistada kellelegi, et kui isegi nagu telefoni koju jätad, siis tegelikult see juba sunnib sind nii palju oma sellest. Mul tuli lihtsalt nagu pool nali korraks pähe, et sa ütlesid, et pea ees vette töötamine alati ei tööta, vaata, et sa võid ka seifimaid nagu neid lahendusi nagu kasutada ja siis ma tuletan kõigile meelde, et Andre enne ütles, et ta käis sukeldumiskursustel, et ta niisama pea ees vette ei hüpanud, et enne käis sukeldumiskoolitusel. Ja okei, ei, see on igal juhul väga hea. Ja see, et Eestis teha ka nagu asju ja niimoodi nagu samm-sammult nagu harjutada nii-öelda, siis see on nagu ka väga hea mõte. Ja siis tegelikult ma olen siin võib-olla märganud, ma siin teen vahepeal ka märkmeid, aga siin nagu tuli juba nii hea üks lause, mis ma lihtsalt tunnen, et ma pean uuesti üle ütlema, et sa ütlesid väga hästi, et mida kaugemal oled comfort zone'ist, seda rohkem kasvad. Ehk siis ma arvan, et see on jällegi, et ükskõik millega inimene tegeleb, et see tegelikult nagu ongi, et ala keegi võib öelda, et ta, ma ei tea, teeb kuskil ettevõttes karjääri, et tema on oma comfort zone'ist väljapool, aga tegelikult võib-olla ei ole nii väga kui see, kui sa tegelikult näiteks maailmas ringi reisid, et neid väljundid on erinevaid, et see oli siuke, kohe tundsin, et see on väga hea. Okei, aga kui sa võtad nüüd kogu oma selle praeguse, ütleme, kaua see reis siis on praegu kokku kestnud, kui sa selle korraks jaanuaris Eestis käimise välja võtad, kui kaua sa siis kokku oled nüüd välismaal olnud? No ma lahkusin eelmise aasta juunis
ja siis ma olin november-detsember tegelikult olin umbes seal, olin hoidustul peamiselt Eestis. Aga põhimõtteliselt aasta? jah, aasta saab tegelikult varsti täis küll juba. Mega nice. Aga kas sul on selle aasta jooksul, nagu ütleme, kindlasti sul on ülipalju lugusid juhtunud, aga kui ma ütleks, et mis on mingi kõige siuke naljakam või meeldejäävam lugu, mis sul on juhtunud, et kas sul on midagi, mida võib-olla jagad, mis on mingi siuke naljakas või midagi, mis on kuidagi endale meelde jäänud, mida nagu on hea meelde tuletada? Ma just hommikul rääkisin selle sama sõbrannaga, ta nimi on Joanna, et me käisime ujumas ja mõtlesime, et mis me siin Itaalias teinud oleme ja mis juhtunud on. Ja meie mõlema lemmiklugu on see, kuidas me käisime Kalleris ja seal oli terve platvorm inimesi. Ja ma peaks vist enne ära seletama. Et kui te olete näinud kuskil miime selle kohta, et itaallased teevad seda iga 2 sekundi tagant. Sa kõnnid tänaval, seal on vähemalt 5 itaallast, kes seletab midagi niimoodi. Vahepeal sa näed lihtsalt bussijuhti ja inimest tänaval, kes vaatavad üksteisele nagu teisest otsa niimoodi. Aga mõlemad saavad täpselt aru. Ühesõnaga, ja olime seal rongijaamas, aga seal oli näha, et kõik on turistid, sest me olime lennujaama kõrval. Ja siis vaatame, et üks mees tuleb väga segaduses välja, ei saa midagi aru, mis toimub. Vaatab inimesi niimoodi ja siis mina ja Joanna me just rääkisime midagi, tegime itaallastele nalja, täpselt selle sama asja üle tegime nalja niimoodi, et ma näitasin talle seda. Ja mees vaatas, nägi meid otse suunas, tuleb ja hakkab itaalia keeles rääkima. Ja nagu kogu mingis, ma ei tea, mitu inimest oli mingi 50 pluss vähemalt. Kõikidest inimestest lihtsalt sellepärast, et me tegime seda. Taallane arvas, et me oleme itaallased ja tuli rääkima. Aga lõpuks me suutsime teda aidata ja isegi oma vigases itaalia keelest tuleb midagi vastata. See on nagu Itaalia mingi tunnusmärk, et kui sa tahad teada, kes on itaallane, siis lihtsalt otsi seda ja leiad seda. See on väga hea, kuna ma tean, et ma järgmise kuu lõpus tulen ise ka Itaaliasse, et siis ma tean, kui ma tahan kohalikku turistist eristada, siis ma otsin märke. Okei, see on väga hea lugu ja see on väga hea õppetund ka siit kaasa. Okei, aga kui nüüd ütleme, lähme korraks nagu natukene maagiliseks, et oletame, et sa saaksid täna rääkida selle iseendaga, kes lõpetas keskkooli ja oli seal 4 seina vahel COVIDiga lockdownis ja sa saaksid talle anda mingeid soovitusi või mõtteid, et mida ta nagu ütleme, et mida ta võib-olla teistmoodi peaks tegema sellel teekonnal või mida sa soovitaksid talle esimest asja teha, et nagu, mida sa nüüd oled õppinud. Ehk siis üks mõte on, sa nagu räägid nagu maagiliselt iseendaga, aga samal ajal see mõte on ka see, et kui nüüd täna keegi kuulab meie laivi, kes mõtleb, et vau, ta tahaks ka minna, et siis mis need nagu sammud võiks olla, mida ta võiks teha? Ma ütleks, et ära karda, ära mõtle üle, lihtsalt mine ja tee seda, mida sa tahad, sest see on igati väärt seda. Isegi kui sa proovid, siis sa tead, et kas õnnestus või mitte, vähemalt sa õpid sealt midagi. Ja kõige olulisem on see, et lihtsalt suhtle inimestega. Vahet ei ole, kas sa reisid, kas sa oled Eestis, ütle tere inimesele, kes su kõrval bussi istub. Kui sa näed, keegi on tänaval kurb, mine räägi, naerata inimestele või nagu see suhtlus on nagu mega oluline, sest ma ise ka ei olnud võib-olla enne just kõige nagu open. Aga nüüd siin olles nagu, see on nii tavaline, see kohtud nagu nii võrratute inimestega ja nagu need connections, mis sa saad tegelikult teha, sest sa kunagi ei tea, et see inimene, kes praegu su kõrval istub, võib olla su nagu järgmine parim sõber. Need oleks mu 2 soovitust. Lihtsalt mine ja suhtle. Wow. Mulle meeldib, nagu ma näen, kuidas nagu su mindset nagu peegeldab su sõnades on ka see, et ma tean, et paljud inimesed nagu mõtlevad, et issand jumal, et see inimene, kes mu kõrval on, et äkki ta on mingi, ma ei tea, saripõrtsukas, aga sinu peas on nagu, et äkki ta on mu järgmine parim sõber. Et see on nagu... saripõrtsukas, aga nagu siis sa vähemalt tead, et ta on. Ja just, aga kui me võtame korraks laiemalt selle reisimise asja, ütleme, et sul on praegu see reis olnud nagu ütleme aasta aega põhimõtteliselt, aga ma arvan, et kui sa ütlesid ka juba, et enne keskkoolist juba mõtlesid, sa tahad kuhugile minna ja nii edasi, et kus sul, kas see enda pealt võib-olla, ma oskan öelda, kus sul see reisimise pisik tekkis või kus sa nagu siuke, ütleme nii, et tavaline, kõige siuke keskmine inimene ei läheks niimoodi aastaks ajaks lihtsalt reisima, nii et ta ei tea, kuhu minna, et sul peab nagu mingi siuke nagu pisike asi sees olema ja sa rääkisid, kuidas sa Eestis neid tegid sõpradega asju,
aga ma ei tea, mis üldse kõige esimene reis oli või kuna sa nagu tundsid, et nagu vau, et reisimine on äge ja sulle meeldib? Ma arvan, et see peamiselt tuli mul perekonnast, sest et mu pere on ka selline, kes väga armastab reisida ja teeb igasuguseid väljasõite iga aasta kuhugi. Et ma kasvasin ka nii-öelda üles juba natukene selline mentaliteediga, et minna avastada ja käia ja kohad nagu eesti keel, nii, tuleb. Ühesõnaga, et nagu to see different cultures. Näha teisi kultuure ja aga kogeda teisi kultuure. Jah, aga peamiselt ma arvan, et ma olen ka ise selline inimene, kes ei püsi väga paigal. Kogu aeg mulle meeldib otsida mingeid uusi asju, teha mingeid uusi asju, näha uusi kohti, nagu käia tutvuda inimestega. Isegi kui see tekitab minus mingi hullu ärevust, siis nagu kuidagi, et sellest ise üle astuda ja tegelikult minna ja rääkida, siis on nagu mega ühe. Nii et jah, ma arvan, see reisimine ongi see, et mis nagu tagab mulle kogu selle, et ma saan kohata uusi inimesi, näha uusi kohti ja kogu aeg liikuda ringi ja teha midagi, et siis on selline perfektne elustil mulle. Mega äge. Mul tekkis 2 küsimust siit. Esiteks, kas on mingi tegevus, mida ütleme aastaga tagasi sinu jaoks oli nagu täiesti nagu said nagu ülihirmul, nagu see oleks kõige hirmsam asi, mida sa nagu oleks tol hetkel tulnud, et sa nagu, ütleme, sa ei suuda nagu teha ja täna see on sinu jaoks nagu, et nagu iga päev teed seda, et kas nagu see reisimine näiteks on mingit nagu sihukest hirmu niimoodi liigutanud, et mingi asi pole enam sinu jaoks hirmus? Ma arvan, et teadmatus, sest enne mul oli kogu aeg mingi kindel plaan, mida ma teen ja kui see plaan oli see, et okei, kui see plaan ei õnnestu, siis ma tegin veel tagavaraplaani. Sellele tagavaraplaanile ma mõtlesin veel tagavaraplaani, et oli kogu aeg nagu mingi kindel siht, mingi kindel eesmärk, kuhu ma tahan jõuda või kui see ei õnnestu, et mul oleks mingi muu variant, siis nüüd praegu ma olen jõudnud sinnani, kus mul ei ole õrna aimu ka, milline mu päev homme välja näeb, mul ei ole õrna aimu, milline mu järgmine nädal välja näeb, ma ei tea, mida ma septembris teen. Mul saab siin korter lõpeb ära oktoobris, pole õrna aimu ka, kuhu ma edasi lähen või mis ma teen, et see on jah, et asi, mis nagu, ma ei tea, 2 aastat tagasi, aasta tagasi oleks olnud nagu väga-väga hirmus, siis ma ei harjunud nagu planeerima kõike väga ette ära, et ma vähemalt tean mingi punktini, et kus ma olen, mis ma teen. Okei, vau, see on mega äge pool ja ma arvan, et see on nüüd kõigile, kes tunnevad, nendel on see üleplaneerimise sündroom, siis minge reisile nagu Andra ja saate lahti sellest. Ja teine küsimus, mis mul tekkis, sa mainisid, et sa oled inimene, kellel tekib ärevus hästi tihti. Kas ärevus, ütleme, kui sa nagu ületad kogu aeg seda ärevust, kas see läheb mingil määral väiksemaks või ta jääb alles ja sa lihtsalt muutud ise nagu tugevamaks, et sa oskad nagu paremini reageerida sellele? Et see on ka võib-olla siuke pool, et mida on hea teada inimestele. Kuna sa nagu oled nagu see, kes ei jookse ärevuse eest, vaid sa nagu reaalselt hoolimata ärevusest sa teed asju, et see on, ma arvan, sellepärast siuke hea pool, mida küsida. Ma arvan, et mingil määral see jääb nagu alati sulle alles, aga samas see ei ole ka alati nagu halb asi. Et sa saad seda nagu ära kasutada selleks, et endal oleks ka parem ja huvitavam. Et noh, mingil määral kindlasti, et nüüd mul mingid asjadega sa lihtsalt harjud ära, nii et nad ei tekita enam nagu nii palju ärevust, kui nad varem tekitasid. Mingil määral ta kindlasti jääb alles, aga see ongi see, et sa lihtsalt ise harjud sellega rohkem ära ja mingid asjad muutuvadki harjumuseks, mis varem tundusid väga-väga hirmsad. Okei, mega äge. See on ka võib-olla hea siuke mõte, mida kaasa võtta. Ma hea meelega pommitaks ja küsiks hästi palju küsimusi veel reisi kohta, aga no meil vaikselt jookseb aeg peale, siis ma hakkaks nagu võtma selliseid natuke võib-olla laiemaid küsimusi. Kokku tegelikult 3 küsimust, mis on siis nagu, ütleme, võib-olla laiemalt seotud nagu ongi sinu endaga või näiteks ka sinu plaanidega. Esimene ongi, et läheks niimoodi korraks tulevikku. Ma ei tea, kas sa oled sellele mõelnud, aga oletame, et praegu ei ole mitte aasta 2022, vaid on aasta 2032 ja me oleme siin rääkimas sellest, kuidas sul viimased 10 aastat läinud on. Siis kas sa oled, ma ei tea, kus sa ideaalis tahaksid olla, mitmes riigis sa tahaksid reisida või kus sa üldse elada tahaksid või mis need nagu ütleme, kas sa oled mõelnud sellele, et kus sa tahaksid 10 aasta pärast olla? Ja nagu ma enne ütlesin sulle, siis mul ei ole õrna aimu ka, mida ma isegi septembris teen. Aga kui võtta nagu, et mis ma olen, kus ma tahaksin, mis ma oleksin teinud või nagu selles perspektiivis, siis minu praegune plaan on kindlasti ära käia Austraalias.
Samuti tahaks Indiat ja Aasiat avastada, mis tunduvad nagu väga vahvad kultuurid ja väga-väga erinevad kultuurid meie omadest. Iirimaal tahaks ära käia. Ühesõnaga kõigis võimalikes maailmanurkades, võib-olla kõikides ei jõua, aga kui ma vähemalt pooled nendest ära teen, siis ma olen juba väga rõõmus. Väga hea, okei, see on väga äge. Ja arvatavasti ma elan kuskil ranna lähedal, sest mina ja vesi on nagu kaks lahutamatut asja, nii et jah. Mega äge, seda on äge kuulda. Okei. Ja siis kui sa võtad, ütleme, kogu selle, ütleme siis praegu, ütleme, selle reisimise teekonna ja kogu selle asja, et kas sul on nagu mingid, ma ei tea, podcast'e või raamatuid või mingid, ma ei tea, influencerid või Facebooki lehti või asju, mis ma ei tea, võib-olla kuidagi sind kõnetanud või inspireerinud või julgustanud, et nagu mine ja tee või reisi või kas on nagu mingid sellised asju, mida sa võib-olla julgeksid soovitada, mis on nagu sulle võib-olla sellist positiivset impacti mõjuta kuidagi andnud ja isegi kui mitte reisimise osas, siis laiemalt sa tunned, et see on sulle midagi kuidagi andnud, et kas sul on mingid sellised asju, mida sa tahaksid soovitada või promoda? Ma arvan, et ma ei ole väga inimene, kes on nagu Facebookis ja igal pool nii palju. Jah. Minu jaoks nagu kõige inspireerivam on see, mis inimesed minu ümber on. Ehk siis otsida päris elus neid inimesi, kes sind inspireerivad ja kes on sulle nii-öelda eeskujuks ja stick with them ja kuula nende lugusid, küsi nende, kuidas nad jõudsid sinna, mis nad teinud on, mida nad ise soovitavad. Ja jah, kui juba tead Kasperit või minule võib ka alati kirjutada ja äkki, et kuulata teiste inimeste lugusid ja siis õppida sealt. Ja samamoodi sotsiaalmeedia tegelikult on ju täis erinevaid lugusid, et lihtsalt otsida Instagramis, paned travel sisse ja sealt tuleb juba nii palju. Samamoodi tänapäeval on TikTok meil tohku hea video ja kõike on lihtsalt täis, et jah, mine lihtsalt vaata ja kindlasti leiad mingi inimese, kellega sa nagu klapid paremini ja kes on ka nii-öelda samade maailmavaadetega kui sina. Okei, väga hea. Need on väga ägedad mõtted, eriti, et sa minu sisse tõid. Aga igal juhul, need on hästi head mõtted ja mul lihtsalt sellega tuleb kogu aeg meelde see lause, et ütle mulle, kes on su sõbrad, mõtle sulle, kes oled sina. Ehk siis see nagu tõesti, ma arvan, loeb siin ka välja. Ja viimane küsimus, mis ma tahan küsida, on küsimus, mida tegelikult ma olen küsinud kõigilt meie live esinejatelt. Ja ma sain selle küsimuse oma mentorilt ja ta soovitas seda küsida. Ja selle küsimuse nagu background on natuke teistsugune. Nimelt, kui me siin laivis niimoodi räägime ja inimesed meid kuulavad, siis tihtipeale jääb kuulajatele siuke nagu vaatenurk, et okei, et nad on nagu nii ideaalsed. Tihtipeale, kui me lihtsalt kuulame mingit materjali, siis jääb siuke mulje, et need inimesed, kes seal on, räägivad, on võib-olla ideaalsed. Ja tegelikult me ise ju teame, et me oleme kaugel ideaalsusest ja on palju asju, mis nagu lähevad pekki ja nii edasi. Et kas sa võid jagada meile näiteks ühte asja, millega sa tunned, et millega sa näiteks praegusel hetkel pead rohkem vaeva nägema, tegutsema, et sellest paremaks saada, aga sa võib-olla oledki natukene comfort zone'is, sa pole sellega tegelenud või sa oled seda kuidagi edasi lükanud? Issand, mis küsimus. Ma arvan, et asi, millega ma nagu, võib-olla mitte igapäevaselt või iga nädalaselt kogu aeg tegelema pean, on see, et mul tekib tohutu koduigatsus vahepeal. Kõige järgi inimeste, toidu, muusika, pere. Ja, ma mõtlesin küll kogu aeg varem, et mis mõtlesin igatsed Eestit, igatsed kodu nagu mingi, et ma küll ei igatse, et nagu ma tean, et ma saan alati tagasi minna. Aga nüüd, kui ma olen päriselt nagu nii kaua eemal olnud, nagu täiesti üksi ja väike, siis see ongi need. Vahepeal lihtsalt tahaks, et mul oleks keegi, kellega rääkida siin või olla koos või nagu jah. Ja see iga päev tegelema ja see on nii raske. Ongi see, et aga jah, selles suhtes. Okay. See on mega hea ja see on ka super, ma arvan, see annab ka nagu kogu seda poolt juurde, et ongi, et seal tegelikult on nagu, ongi, et see on nagu äge, fun, lahe ja sa viid oma eesmärk ellu, aga samal ajal sul on nagu see, ongi need ka raskused ja need mõtted on ja mis sa mõtled ja ongi, et selles suhtes, et see on väga hea vastus. Okei. Ja siis viimane küsimus, mis ei ole küsimus, sest eelmine oli viimane küsimus, aga see on nüüd viimane mõte. Oletame, et juhtub mingi tehniline error
ja kogu see asi, mis me täna siin rääkisime, läks kaduma. Et sa saaksid ainult ühe mõtte või ühe lause jätta nendele kuulajatele, kes meid vaatama ja kuulama tulevad. Mis see mõte või idee oleks, mis sa tahaksid, et inimesed sinust mäletaksid, kes seda laivi kuulavad või mida nad siit kaasa võiksid võtta? Okei. Mõte, lühike mõte või? See võib pikk ka olla, ise otsustad. Okei, no peamine ongi see, et ära mõtle üle, mine ja tee, et see ongi kõik. Vahet ei ole, millele sa selle suunad. Äri, reisimine, ma ei tea, sõpradega midagi tegemine, kinno mine, perega õhtusöök. Ära mõtle üle, lihtsalt mine. Et asjad on tegelikult palju lihtsamad. Wow, see on väga hea mõte. See on väga hea mõte ja ma arvan, et see on hea koht, millega lõpetada, et lihtsalt tehke, ära mõtle üle, vaid mine ja tee. See on hästi-hästi hea mõte, millega lõpetada. Okei, aga aitäh sulle, Andra. Aitäh, et sa leidsid aja, aitäh, et sa jagasid oma seda passionit, kirge. Ma ei tea, mina ei suuda enam ära oodata, et ma nüüd kuu lõpus juba jõuaksin Itaaliasse ja hakkan otsima märke. Ja okei, aga igal juhul aitäh sulle ja kindlasti küsimus jah, et sa küll enne seda mainisid, aga et kui nüüd mõni kuulaja tunneb, et ta saiksid inspiratsiooni, et kas ta võib suga ühendust võtta ja kui võib, siis mis kanalites? Peamiselt olema Instagramis minu täisnimi Andra.Salumaa. Et jah, seal võib alati kirjutada, ma ei tea, helistada, joonistada, mida iganes, et alati üritan vastata ja nii palju ja aidata, kui ma saan. Ja Messengeris ka täpselt sama nimi või ükskõik. Väga hea. Me paneme kindlasti need siia lingi video alla ka, et siis siit saab kindlasti neid vaadata ka. Aga igal juhul aitäh sulle, Andra, ja mega ilusat ja vahvat reisi jätku sulle seal Itaalias ja nii äge ja inspireeriv on olnud. Nii et aitäh sulle ja tšau! Tšau!